M-õpe. Tänaseks teemaks on M-õppe vahendid ja võimalused, mille eesmärgiks on teada saada M-õppe olemusest. Vaatame, millised on need vahendid ja millised on võimalused õppimisel nende vahendite kasutamisel. Aine eesmärgiks on siis tutvuda M-õppe sisuga, tutvuda M-õppe vahenditega, M-õppe vahendite kasutusvõimalustega. Milline on M-õpe? M-õpe kui mobiilne õpe. Mõelge, millised mobiilsed õppevahendid me saame kasutada õpetamisel ja õppimisel. Tooge välja erinevaid variante. Millised vahendid, mida hetkel pakute, on seotud mobiilse õppega? Nüüd peaks toimuma arutelu. M-õppe kui aktiivõppemeetod. Milliseid aktiivõppemeetodeid olete kasutanud oma töös või milliseid meetodeid on kasutatud sinu õpetamisel? Tooge näiteid oma grupis. Jälle toimub arutelu. Leidsin ühe väga toreda luuleteksti, mida laps kuuleb, selle ta unustab, mida laps näeb, seda ta mäletab, mida laps kogeb, seda ta oskab. Teadmistel ja oma käega katsumisel on suur vahe. Tegemist on siis aktiivõppemeetodiga, kogemusõppega. M-õppe kui keskkond. Keskkond on mitmeti mõistetav. Üheks keskkonnaks on see, mis võimaldab digitaalset õpisisu luua, vahendada, kohale toimetada ja jälgida kasutamist. Seejuures kasutades mobiilset tehnoloogiat. Teine keskkond, kus kaob ära konkreetsuse asukoha piirang ning keskkonnast sõltumatus annab laialdase võimaluse uute õpivõimalustes nii õues, klassiruumides, ekskursioonidel kui ka muudes õppimiseks valitud kohtades. M-õpe käsitleb meetodid, kus saadakse uusi teadmisi ja kogemusi kaasas kantavate traadite seadmete abil. Vahendid. Vahendid on päris mitmeid. MP3. Seaded, sülearvuti, PDA ehk pihuarvuti, GPS-seadmed, nutitelefonid, tahvelarvuti, digitaalsed diktofonid, foto- ja videokaamerad. Kindlasti on neid veel, aga võiksite mõelda, millist te ise kasutate. Enne juba rääkisime keskkonnast, aga veel kord. Kaob asukoha piirang, uued õpivõimalused erinevates kohtades ja füüsiline keskkond, virtuaalne. Väike meeldetuletus oli see. Ja siis konkreetselt võimalused. MP3 mängijad saame siis muusikaformaatide mängimiseks kasutada nii kuulamisel kui salvestamisel. Sülearvutit kasutame igapäevaselt. Peaaegu juba, ilma milleta ei oska töödki teha. Pihuarvuti on siis mobiilne tehnoloogiline vahend, mis viimasel ajal on saanud väga populaarseks ja kasutatakse üha rohkem õppevahendite seas. Näiteks saavad õpilased kontrollida õigekirja, muuta ning parandada sisestatud märkmeid. Lisaks on pihuarvutiga võimalik kasutada interneti üles laetud õppematerjali ja lugeda e-raamatuid ja õpikuid. Üks huvitav fakt, mida mina sain teada, oli ka see, et näiteks autoralli huvilised saavad pihuarvutit kasutada vahemaa kiiruse ja aja kalkuleerimiseks.
Ühesõnaga, see on väga vajalik navigeerimisel. Sukeldujad saavad kasutada pihuarvutit hingamiseks, vajalike gaasisegu valmistamiseks ja rõhu muutmise planeerimiseks. Siis on GPS-seade, näitab meie teekonda. Nutitelefoni me kasutame väga paljud juba, mis on ka abivahendiks meie elus. Tahvelarvuti. Endal puudub kogemus, aga ma arvan, et ülejäänud teavad, mida nad oskavad sellega teha. Digitaalsed diktofonid salvestame tekste peale. Fotod, videokaamerad. Need jäävad üha rohkem tahaplaanile, kuigi professionaalsed inimesed kindlasti kasutavad neid. Lõiming. Oluline koht meie õppetundides. Ühtlasi muutuvad tähtsaks füüsilise keskkonna sidumisviisid virtuaalse keskkonnaga ehk milliseid võtteid tundides kasutatakse. Viis, kuidas siduda M-õppe teatud õppetunniga algab peale käsitlevast ainest ja tulemite määratlemisest. Nende olemasolul saab hakata ehitama tundide jaoks alust nii kasutavatele funktsionaalsustele, seadmetele kui ka meetoditele. Selleks rakendasin erinevate ainete raames aktiivõppe vorme, mida riiklikus õppekavas soovitatakse kasutada. Eelkõige oleneb aktiivõppe vormi kasutamine ainest ja seal käsitlevast temaatikast. Kasutasin uurimuslikku avastuslikku õpet bioloogias ja matemaatikas ning rollimängu ajaloos. Mina soovitan ühe viisina M-õppe puhul kasutada aktiivõppe vorme, mida aitavad saada uusi kogemusi või mänguliselt teadmisi omandada. Seda ütles üks õpetaja ühes artiklis. Tuleb siis osata kasutada. Ja M-õppe nõrgad kohad. Nagu aru saada, on siin näha, et vahendid on kallid, ekraani mõõtmed ja mälumaht ei ole eriti suured. Ei osata hästi kasutada vahendeid veel õppeainega. Informatsiooni maht ainetunnist, see on liiga suur, et ei jõua seda laiali paisata õpilastele ja õpilased ei jõua vastu võtta. Siis kasutamise tihedus on kindlasti ka see, et läheb meelest ära selle kasutamise võimalus, kui ei kasutada väga tihti, samas kas seda peab väga tihti tegema, tekib küsimus. Ja planeerimisoskus ka, et kas me oskame planeerida õigesti ette oma vahendite kasutamist nendes ainetes, kus me tahaksime seda kasutada. Nii. Avastused siis tudengitele. Väikesed küsimused, milles väljendub M-õppe. Praegust peaksite vastama teie sellele küsimusele. Loetlege M-õppe vahendeid. Sama asi, mõelge selle peale. Milliseid meetodeid saab kasutada M-õppes? Kasutatud kirjandus, mida olen selleks teemaks ette valmistanud, on siin. Ja tänan kuulamast.